no tere tulemast Mätiku tallu. Tere! Esimene küsimus, kas te ikka lehma olete enne näinud? Oleme, mõlemad oleme. Minu vanaisal on talu ja ma tahtsin endale väiksena Lasnamäe korterisse ühe lehma võtta, nii et mul on täitsa siuke isiklik kogemus. Siis on väga hea, siis lähme vaatame täna, et kas jääb nii hästi siis meelde, et võib-olla ikkagi hakata talu pidama pärast. Kes teab? Lähme. Ma olen nagu muid tööriistu teinud. See on lihtsalt No, me tulime Mersuga siia, aga kas sa tead, kui hästi jääb lehmasid tahais juustesse? Ma panin juuksed kinni, kas see ei päästa või? Elvasse. Tööle lihtsalt. Sorry. Ma ei tahtnud talle peale visata. Ausõna. Ta ei jää midagi. Tood sitaroobi. Palju neid on? Lapsi või lehmi? Sa võid mõlemat öelda siis. Lehmi on 110, lüpsilehm on siis siinpool ja siinpool on siis noorloomi umbes sama palju, üle 200 looma. Ja lapsi? Lapsi kohal on siis ükskord 4, aga neid on siis 23-st 4 kohal, nii et ema on meil 23 korda vana. Wow, kaameramees näita, meil on töömehed siin. Nii, andke üks nüüd esileele, ärge sitast asja. Andke puhas. Siukse ma tahtsingi endale koju võtta. Kui väike. Oota, kui pisiksid seal taga on. Ei pisu. Mina olen näinud lehma sündi pealt. See oli äge kogemus. Oli äge või? Jah. Ma ütleks, et see oli midagi igav. Okei, ainuke pisik, aga... Mina ei ole, võt seda kogemus ei ole. Sa ei näe ka seda, aga ma lihtsalt valimise mõttes, et leht siiski poegi. Oi sünni. Lehm poegi vabad. Juba ma saan. Parem oled gaasipedaal ja kui sa midagi vähegi tunned, et sa ei ole kindel, lase lihtsalt gaasipedaal lahti. Okei. Ja nüüd vaikselt rahulikult lähed ja lükata, siis seal on see posti võtta keeraliselt ümber. Aga rahulikult on kõik on paigas. Jaa, aga mida ma vajutan? Gaasi, paremalt. Jaa, aga Mitte midagi rohkem. ainult gaasi või? Ja ma arvan, et proovime. Okei, lähme. Tarmo, sa ei ole. Ma juba tean, ma isiklikult teeksin keskseid. Ei, see oli väga äge. Tegelikult sai päris, vaata kui hästi see tegelikult okei, see ei ole puhas. Ma eeldan, et see peaks olema puhas, on ju, see peaks olema joon, eks? No võiks jah, läks sealt natuke lihtsalt laputada, muidu on väga ilus. Nagu kõik söövad. Super! Okei, ja proovi käiks. Nüüd on siin 2 käru, mis on peaaegu tühjad. Ja te peate nüüd tähistada. Ja te teate ka, mis siia tuleb sisse. Mis see on üldse?
ja meie asi on siis teha need kärud täis. Ja selle jaoks on see murska siin, see lilleaparaat on murska, natuke on siia ette juba ka tehtud. Oota, aga mina kohe küsiks, et mida läheks veel vaja, et selliseid ette krõpse teha, selle jaoks on vaja mingit eraldi tootmisliini või kuidas seda nimetada? Ernest on niisugust masinat. Ja seda sama masinat, jah? Ega siuksed ju ütleme krõpsumaal on Suuremad. Ernesi Ei anna, jah. See ongi võib-olla veits. jah, Ernes ise on, ma ei tea, kes mis vahel leiab. Nagu ma siis ütlesin, et siin on 110 lüpsilehma ja umbes sama palju noorloomi. Keskmiselt on meil, või noh, enamik karjast on meil siis Holsteini tõuguloomad. Ehk need kõik, kes on siis musta ja valgega, need on Holsteini tõuguloomad. Need, kes on punakad, siin on nii Holsteini punast kui Eesti punast. Ja siis on paar erilislooma, Eesti maatõuguloomad, kes on siis ohustatud tõug ja keda siis Eestis on nagu vähe ja siis peab eriliselt hoidma, et nad on väiksemad kui sellised pruunitunnud, et me näeme seal vasikaaias on paar tükki. Aga lähme jalutame sinnapoole, siis me näeme veel mõnda. Palju üks lehm piima. Kui me tulime siia lauta, siis oli niimoodi, et keskmine lehm andis 8800, aga kuna need muudatused olid nii suured, et me läksime üle robotlüpsile, siis täna on keskmine toodang 8000, mis on siis nagu langenud, eks ju. Aga siin selle robotlaut on siis, no mis te arvate, mis tähendab robotlaut? No robot, see... Mitte käsitsi ei lüpsta, vaid robot. Jah, see tähendabki, et kahel pool, meil on 2 robotit, kes lüpsavad, nad saavad iga kell minna sinna lüpsile, kui nad tahavad, et ei ole vahet kas päeval või öösel. Et praegu on meil üks siis talvine aeg, siis nendel on nagu jalutusala piiratud, aga suvel on nagu kogu aeg uksed lahti, nad saavad minna igal ajal karjama, et praegu talvel on siis niimoodi. Aga me ei ole üldsegi rääkinud sellest, et sõna mahe, mis tähendab? Mahe. No, Et ei ole kasutusel ühesõnaga sellised, mis nende nimed on, oota, väetis, et see on looduslik, vaid seal pole neid sünteetilisi ka, jah, keemilisi. No ehe ka, jah, aga tegelikult eks ju mahe põllumajandus on siis kontrollitud, sertifitseeritud ettevõtmine, see tähendabki, et su loom saab välja, et nad karjamaale jalutama, et ta sööbki siis mitte pritsitud toitu kemikaalidega ega sünteetilisi väetisi ei kasutamegi sedasama sõnnikut, mis laudast tuleb, eks ju. Ja see toit ongi justkui siis kontrollitud mahetoit. Et meil on ka töötlemispool, aga ma nüüd vahepeal näitan siin, see on meie Eesti maatõugu piison. Piisun või pääsu? No õige nimi on pääsu, kõik ütlevad piison, sest tal on selline tutt peas, eks ju. Et neid on siis, nagu te näete, vaata kõrval seisab siis mustavalge, see on nagu palju suurem, et see Holstein on lihtsalt palju suurem, annab rohkem piima. Maakad annavad vähem piima, aga seest on rammusam piim, et kui me juustu teeme, et meie siin talus toodame ka juustu, jogurtit, keefirit, võid, kõike siis meie oma sellest lehmapiimast. Ja siis, et see piim on justkui parem, sest ta annab rohkem välja juustusisendusel. Ja kõike, mida me ei suuda siin ise ära töötada, selle me saadame Saaremaale Delifoodi, kes siis teeb ka mahekohukesi ja jogurtid ja keefireid. Et aga lähme vaatame, kus see lüps ka käib. Saadused siin. Meil on kõik olemas puhas mahe. Mahe? Nagu öelda meile. Just. Aga mida see tähendab? Verli, mida see tähendab? Mahe. Okei, nii. Mina katsun kokku võtta. Mida me õppisime? Mahe talupidamine või loomakasvatus on siis see, kui ei kasutata neid kõigepealt neid pestitsiide, mis on siis tööstuslikud, vaid kasutatakse kõike, mis loomad ise toodavad, ehk siis sõnnik. Nii, see oli punkt 1.
punkt 2. Mahe talupidamine tähendas seda, et loomad saavad oma loomulikus keskkonnas siis kasvada ja toimetada. Ehk siis nad saavad karjamaale. Siis kui nad tahavad. Nii, aga üks punkt oli veel. Mille ma unustan? Mille sa unustad, ma ei tea. Igatahes me õppisime täna ka midagi siis. Me õppisime ka. Ja minul on oluline see, et mina olen hästi suur piimaarmastaja. Mina ei suuda ärgata hommikul üles niimoodi, et mul ei ole külmkapis piima või väikest kookest. Jaa. Ehk siis on tore käia jälle meelde tuletamas, et kui suur vaev tegelikult selle taga on. Kuidas see asi päriselt käib? Aga peaks sulle. Ja mulle ka ole kallis. Ma valasin sul keefirit. Nii et põhimõtteliselt tööd on jaotatud. Me tegime ikkagi mõlemad tööd. On ju? Saime kuidagi jaotatud need asjad. Väga vahva oli. Aitäh sulle. No nii. Siis maitsime ära. Cheers. Cheers. Okei, terviseks. Cheers. Nii, terviseks. Väga hea, jaa. Keefir. Ma pole keefirit nii ammu joonud, aga väga õnnes jah. No nii, vaatame selle võileiva ka siis üle, mis sa tegid. Vaatame üle. Mis ma tegin? Jaa, maitseme ära. No nii. Kui saaks. Äkki perelaine annab koju ka. Ma just tahtsin öelda. Ma peaks soola veel siia peale ja oleks ideaalne. Väga hea.